Kohaliku omavalitsuse valimiste eel on stuudiosse saabunud erakond Eestimaa Rohelised esindaja Ott Kiens. Tere! Üks suur teema kindlasti sellel aastal on ühistransport ja bussiliiklus. Missugused on teie erakonna vaated siis bussiliikluse ja ühistranspordi tulevikule? Bussiliiklus ja ühistransport peavad muutuma paremaks, nagu öeldakse. Et selle jaoks on mitu võimalust. Üks asi kindlasti see, et tuleb uurida, vaadata statistikale otsa, vaadata, kuhu on vaja liine juurde panna, ära võtta. See on niisugune tavaline asi. Siis teine asi, bussirajad, mida Tartu linnavalitsus ka juba vaikselt katsetab, küll soovituse vormis, aga mitte keeldude käskude vormis. Ma küsisin linnapea Urmas Klaasi käest ka, siis kui meil debatt oli, siis ta ütles, et praegu ei olegi plaanis keeldusid käskusid teha, et bussijuhtide tagasiside on olnud väga hea sellistele lihtsalt soovitustele ka. Aga niivõrd kuivõrd, et võib-olla bussirajad on üks asi, mis võiks olla. Siis teine asi, kui ühistranspordist rääkida ja juurde tuua veel, siis muidugi trammi arutelu. Et kas tramm peaks tulema, kas ei peaks tulema. Kui tramm peaks tulema, siis ta peaks tulema loomulikult sellisel liinil, kus kõige rohkem rahvast liigub, ehk siis marsruudil Annelinn, Kesklinn, Lõunakeskus. Aga see kõik on loomulikult arutelude küsimus ja poliitilise tahte küsimus eelkõige, et kas tramm tuleks või tramm ei tuleks. Ja kolmas asi loomulikult, mina olen suur rattaga liiklemise fänn, et ratas. Tartu linn on päris palju ära teinud, rattateede võrgustiku rajamine, rendirattad on olemas. Võib öelda, et Tartu linn on Eestis kindel liider rattaliikluse osas ja selle pealt tuleb lihtsalt edasi minna. Veel rohkem rattateid, sadama raudtee koridor ainult ratturitele ja nii edasi, et rattaga oleks aina mugavam liigelda. Kui tuuagi Tartusse tramm, siis mida see teeks bussiliiklusega? Kas buss sööks trammi välja, tramm bussi? Mis juhtuks? Ma arvan seda, et seda saab, kui see tramm peaks tulema, siis seda saab niimoodi järk-järgult vaadata. Sest eks nagu iga uue asja tulekuga me nägime seda rendirataste süsteemiga väga hästi, et alguses, eriti kui see oli tasuta, inimesed läksid, proovisid, tegid ja siis osad inimesed loobusid selle kasutamisest, osad inimesed jäid seda kasutama. Et ma usun, et trammiga toimub midagi samasugust. Kui tramm peaks tulema, alguses päris palju rahvast tahavad sinna trammi peale minna, tahavad selle nii-öelda ära proovida ja siis mingi hetk see liiklusvoog stabiliseerub. Võime vaadata statistikale otsa, öelda, et nii palju inimesi sõidab trammiga, nii palju bussiga. Kui me need bussiliinid võib-olla käigust ära võtame, siis mitte midagi hullu ei juhtu, need inimesed saavad trammiga minna. Ökoloogilisest punktist vaadates, kas pigem tuua juurde rohkem rohegaasidel busse või ehitada kõik uued trammiteed? See on alati väga hea küsimus. Eks see oleneb natukene sellest, et missugune elekter neid tramme siit käiab. Et kui käiab elekter, mis on pärit fossiilkütustest, siis me võime rääkida suuremast ökoloogilisest jalajäljest, kui käiab elekter, mis on pärit niinimetatud roheelekter, eks ole, mis tuleb taastuvenergiaallikatest, siis võimalik, et tramm osutub ökoloogilisemaks. Rattateedest rääkides, kas kergliiklusteid on ka nii-öelda plaan edendada? Jaa. Tegelikult see on üks selline asi, kus tuleb kogu aeg, nagu öeldakse, raud tules hoida, et meil on kindlasti mitmed kohad, kus rattaga sõitmine on veel väga ebamugav. Mina ise sõidan päris tihti näiteks Narvamäel alt üles sõitmine. See on niisugune paras vägitükk, aga neid piirkondi, kus rattaga sõitmine on ebamugav, on teisigi Tartus. Aga kuidas neid ebamugavaid kohti siis nii-öelda lahendada? See on hea küsimus. Ma usun seda, et need lahendused on olemas ja võimalik, et need lahendused on linnavalitsuse poolt ka juba paberile pandud. Et tuleb lihtsalt linnavalitsuse transpordiosakonnaga nõu pidada ja uurida, et mis võiks olla selline sobilik lahendus, kas laiendada rattateed, kas proovida niimoodi teha, et rattatee jääb ühele poole, kõnnitee jääb teisele poole teed. Nagu me teame, et Riia tänaval päris suures osas on tehtud, et rattatee kulgeb ühel pool, kõnnitee teisel pool, kus rattaga ei ole nii mugav sõita.
ja muidugi on variant ka, mida ei peaks häbenema, et autoteedest lisa võtta rattateede tegemiseks. Kui nüüd tulebki rohkem bussi juurde, tulevad bussirajad, trammirajad, võib-olla tulevad siis nii-öelda rattarajad, kust me selle nii-öelda maa võtame? Kas me võtame autode juurest, selle jalakäijate juurest, lõpuks on ju liiga palju inimesi tee peal? Seda küll. Mina olen sellega igati päri, et autodel võiks olla linnas vähem ruumi. Et kui kuskilt võtta, kui on vaja lisada võtta, siis selle võiks leida selle puudu oleva maa rattatee jaoks ja pigem eelistada ratturit kui siis autoga liiklejat. Haridus ja huvitegevus on kindlasti teemad, mis on noorte valijate jaoks väga tähtsad. Mis on teie plaan näiteks koolidega? See on hea küsimus, eks koolides kõik see haridus ja huvitegevus suures osas toimub, või noh, mitte suures osas, aga mingis osas toimub õhinapõhiselt. Et plaan, mis meil on see, et vaadata kõigepealt üle need kohad, kus võib-olla koolist tuntakse teravalt puudust, näiteks ütleme Ihaste piirkond, Ihaste linnaosa, kus kooli, kui sellist praegusel hetkel ei eksisteerigi, et kui sinna kool panna, kindlasti panustada huviharidusse, huviringidesse, et ma usun, et tuleb teha koostööd erinevate koolidega. Kooli inimesed teavad ise, kus need kitsaskohad on kõige paremini. Palju vaadatakse koolides ka nii-öelda vaimse tervise teemat. Mis plaanid sellega? Vaimne tervis, see on väga hea teema. Et viimasel ajal sellest vaimsest tervisest on palju juttu olnud, eriti koroonakriisiga seoses. Et loomulikult, miks mitte näiteks huvihariduse raames proovida kooliõpilastes arendada neid võimeid, mis on vajalikud vaimse stressiga toimetulekuks, ehk siis näiteks miks mitte mingisuguseid teadveloleku praktikaid tuua huviringide läbi sisse nendele, kes seda sooviksid. Siis loomulikult üks asi, mis väga hästi vaimse tervise, kuidas öelda, probleemide korral aitab, on looduses jalutamine. Et miks mitte näiteks mingisugused matkaringid, matkaklubid, väljasõidud. Tartus endas küll paraku rohealasid kipub vähemaks ja vähemaks jääma ja needki vähesed, mis siin on varsti kõik taradega piiratud, aga loodame, et ikkagi kuskil leidub mingisugune selline koht ja ma usun, et siin on võimalik kindlasti leida nutikaid lahendusi koostöös koolidega. Rohealadest rääkides, kui linn areneb, siis paraku vaadatakse just nii-öelda metsade ja parkide poole, kuhu ehitada uusi maju ja hooneid. Kas on juba mingeid kavandeid uute parkide jaoks või kuidas seda loodust Tartus elus hoida? See on väga hea küsimus, et roheliste arvamus on see, et me peaksime kindlasti tegema põhjalikud uuringud, eriti Ihaste juures käimasolevad arendused on näidanud arendused, mida võib lühidalt kokku võtta ka sõnadega metsatüli number 1 ja metsatüli number 2. Ehk siis piirkonnad, mis on tegelikult väga elurikkad, kus on looma või putuka ja taimeliike, mida mujal Eestis praktiliselt ei esine või esineb väga vähe. Me peame kindlaks tegema, missugused on need maa-alad, kus arendus võib toimuda ja missugused on need maa-alad, kus võib-olla oleks parem sellel elurikkusel lasta õilmitseda. Et see on see küsimus ja sellisel juhul, kui need uuringud on tehtud, siis ongi otsustamise koht. Et siis on linnavalitsuses otsustamise koht, mida me siis nüüd edasi teeme. Kas plaan A, me ehitame need majad nagunii peale, sellest hoolimata, kes seal sellel maa-alal elavad, või plaan B, me vaatame otsa, kes seal maa-alal elavad, hindame ümber, võib-olla korrigeerime detailplaneeringut, võib-olla mõtleme midagi ümber, kas see on kõige parem maatükk arendamiseks või on sobilikum maatükk arendamiseks hoopis mingisugusel muul maa-alal, kus sellist elurikkust ei esine. Rääkides sellest plaan B-st siis, kas see ei pruugi peatada või lõpetada siis sellise uue linnaosa arengut? See on, nagu öeldud, juba poliitilise tahte küsimus. Rohelised leiavad, et see ainult rikastab linnapilti, parandab õhukvaliteeti, võimaldab selliseid puhke- ja virgestusalasid, kus inimesed saaksid ringi kõndida ja loodust nii-öelda kõige ehedamal kujul nautida. Nii et ma arvan, et seda ei tohiks kuidagi karta, kui me nüüd mingisugusele maa-alale
otsustame, et las seal õilmitseb elurikkus, selmet sinna ehitada majad. Tartu linna tuleb hästi palju õpilasi sisse igapäevaselt, kuid paljud gümnaasiumi või ülikooli lõpetanud lähevad siit linnast ära. Kas me peaksime ja kuidas me peaksime neid siin linnas hoidma? No see on nüüd selle $1 miljoni küsimus, et sellele küsimusele on keerulisem vastata. Tartul on potentsiaali areneda selliseks kaasaegseks, mõtlevaks linnaks, kohanevaks linnaks, rohelinnaks. Me nägime, et koroonapandeemia ajal inimestel meeldis või mitte ei meeldinud, vaid nad olid pooleldi sunnitud kodus töötama. Ma usun seda, et kui Tartu jätkab oma kuvandi loomist kui roheline linn, rohealadega linn, kliimasõbralik linn, rattalinn, siis sellisel juhul paljud kõrgepalgalised töökohad, paljud kõrgepalgalistel töökohtadel inimesed tulevad Tartusse, sellepärast et nad näevad Tartu potentsiaali ja nad on juba aru saanud, et neile tegelikult kaugtöö ka sobib. Et inimesed tulevad Tartusse, nad naudivad siinset elukeskkonda ja võib-olla see oleks üks suund, kuhu me saaksime edasi liikuda, et kaugtöötaja, tule Tartusse, pakume head elukeskkonda, rahulikku, loodussõbralikku. Ma arvan, et see kindlasti oleks üks asi. Aga kas uute töökohtade loomine Tartus ei aitaks sellele palju lihtsamalt kaasa? Uute töökohtade loomine Tartus mõistagi aitaks sellele kaasa, aga siin on see küsimus, et linna tasandil uusi töökohti otseselt luua on pisut keeruline. Tuleks soodustada ettevõtluskeskkonda ja selle arengut. Minu meelest näiteks on päris vahva Tartu linnavalitsuse poolt ellu kutsutud Startup Day. Et miks mitte startup firmadele öelda, et Tartu on see koht, kus olla. Sel suvel räägiti ka hästi palju filmilinnakust, filmipaviljonist. Kas te näete, et see peaks ka Tartusse tulema? No eks filmidega on nii ja naa, et riik tahab filmide finantseeringut pigem vähendada. Meie leiame loomulikult, et filmid on väga oluline kultuuri osa, et see on jällegi see koht, kus tuleb natukene mõelda ja mõtiskleda. Miks mitte filmipaviljon Tartusse? Et ma arvan, et see on super idee. Filmindus, kultuur, kõik sellised asjad. Kuid kui praeguste plaanide kohaselt ehitatakse Tallinnasse see filmilinnak ja seal on BFM ja TalTech, siis miks peaks üks filmitegija Tartusse tulema? No üks asi, miks filmitegija peaks Tartusse tulema, oleks mõistagi Tartu vahva keskkond, mis soodustab filmi tegemist. Aga tõsi ta on, et kui me räägime sellest, et kus on filmi tegemise raskuspunkt, siis nagu sa juba ise ütlesid, Balti Filmi- ja Meediakool asub Tallinnas. Et kui me mõtleme filmi tegemise kui sellise peale, siis see õpe ja sellega tegelemine tõenäoliselt kas paraku või mitte paraku kipub minema Tallinnasse. Täpselt samamoodi nagu arstiteaduskond on Tartus ja arstiteaduskonna Tartust äraviimine ei ole praegu kõne all Tallinnasse. Et ühes kohas ühed asjad, teises kohas teised asjad. Eks loomulikult oleks vahva, kui Tartus oleks palju rohkem igasuguseid asju ja saaks tegeleda kõikide võib-olla asjadega, mis noortele huvi pakub, aga tuleb olla nutikas ja kasutada neid võimalusi, mis on ja võidelda nende eest, mis inimene tunneb, et peaks siin veel olema. Lõpetuseks tahaks teilt küsida isiklikult. Mis on selline asi, mida te tahate Tartu linna juures muuta? Üks selline kindel asi? Ma arvan seda, et üks niisugune asi, kindel asi, mille eest kindlasti tasuks võidelda, oleks see, et Tartus kasutataks rohkem aktiivset transporti, me räägime jalgrattatranspordist. See tähendaks omakorda kõigepealt võrgustiku, millel on hea vundament juba laotud, aga seda tuleks kindlasti edasi arendada. See tähendaks teiseks seda, et koht, kus on
valida, kas eelistada siinkohas autoga inimest või jalgrattaga inimest, siis me eelistaksime jalgrattaga inimest. Kui me räägime talvisest perioodist ja me räägime sellest, et inimesed tunnevad ennast talvisel perioodil jalgrattaga liikudes kehvasti, siis prioriteediks oleks lume lükkamine jalgrattateedelt, koolide ümbert eelkõige, et õpilased saaksid hommikul oma jalgratastega kooli sõita, et Tartul on väga suur potentsiaal saada Põhjamaade number 1 jalgrattalinnaks. Suur aitäh stuudiosse tulemast! Aitüma kutsumast, järgmine kord jälle! Kohtume juba järgmiste külalistega.